Me läks ka õhtu üheks, võtsime natuke saia. Kvaliteetne merekonteiner turule. Tõenäoliselt sama kaubaga, millega nad merre kukkusid. Tamar oli happas, ta sai turvavöö. Mul ei ole seekord. Villeril on padivöö lihtsalt. Nii, püsib kui masinas. Jaa, teeme autosõidust väikse pausi. Auto on ise ka sõidnud pausi tehtud. See küna veits kuumeneb üle vahepeal. Siin paistab joogivesi olema. Põhimõtteliselt võib öelda, et me alustasime matkaga nüüd. Matka pikkus saab olema täpselt 900 meetrit. Ja tänane päev on tervelt kilt. Küll oli raske, lõpetame ära selle mängu. Nii, kell on 8 hommikul. Me oleme Maami külas. Tänane päeva eesmärk siis 22 kilomeetrit. Tõusumeetrit 1900. 1900 või? 1900. Tegelikult ka või? Tegelikult ka. Tamaril on ambitsioonikad eesmärgid nagu ikka. Tagasi tuleku võimalusi on meil 2. Pooleli jätmise võimalusi ka sisuliselt ei ole vist. Ei. Nii et jah, okei. Pikk on tee. Päris äge kitsas rada on siin. Ja väga järsk. On lausa 400 meetrit juba tõusnud. Sarri 300. No mingi üle 500 meetri on tõustud 1,5 tunniga. Läbistame 2,5 kilomeetrit. Jah, pole paha. Tamaril õnnestus kepper lõhkuda. Tehniliselt hüperdi. Tehnika ei ole süüdi, kasutaja on lihtsalt oskamatu. 1000 meetrit on tõustud 2 tunni 40 minutiga. 5,2 kilomeetrit oleme läbinud selle aega. Meeleolu on hea. Jah, vaated on ilusad. Selle künka tipp peaks varsti kätte jõudma. Tohiks olla üle 2000 meetri väga palju. Päris hea vaade. Nüüd me läheme siit ümber selle künka. Päris järsk nõlv on siin. Alla ei tahaks koperdada siit. See ei ole see koht, kus peatuda. Nii, siin tundub putk olevat. Ära söö. Veepudeli täitmise aeg. Me oleme 2660 meetri kõrgusel. 5,5 tundi oleme rännanud. Vahepeal saime vihma. Nüüd on ilus ilm jälle ja soe. Kohalik mees andis meil pähklit. Väga magus, väga värske. On sul veel nüüd või? Jah. Nii, leidsime järve ka lõpuks üles. Pole suurem asi järv. Pigem väike lomp. Aga samas 2000 ca 800 meetri kõrgusel. Jõudsime ilusa mägijärveni. Taamal paistavad kõrgemad künkad. Ja siin on Tamar, kes valutab pead, nagu minagi. Meil tuleb päris pikk päev ka täna. 7,5 tundi on marsitud ja mingisugune kolmekas on umbes veel. Me oleme 2800 meetri kõrgusel. Ja täna tahame jõuda sinna Uskulisse 800 meetrit allapoole. Ja õnneks siit ei kannata enam ülespoole minna. Me oleme üsna tipus.
Eilne päev läks pisut pikaks, jõudsime pimedas Uus-Kuuli külje all olevasse mingisse külakesesse. Praegu oleme Uus-Kuulis ja proovime minna Adishisse, aga sellist teed mööda, mis ei ole päris official rada ja mis võib-olla ei ole läbitav, nii et võib-olla peame hoopis tagasi tulema. Seest meil on 7 giidi. Ja meil on palju koeri kaasas selle eest. Need kindlasti aitavad meil kohale jõuda. Maagiline koht. Ilus. Nüüd meil on veel mingi 2,5 tundi minna teadmata kohta. Eks näis, kas saame üle jõe või ei saa, või peame tagasi tulema. Ja võib-olla on rada ka lume all, selle eest hoiatati ka meil. Tamar on humanitaarmissioonil. Päästab surnud rotti. Tegelikult päästab mägirahvast, et neil oleks puhas joogivesi. Aga need koerad on meiega kaasa tulnud Uus-Kullist. Ma ei tea, kaugele nad tulevad. Ei ole kõige õigemat tööriista. Ei saa rotti kätte, jah? Praegu oleme mitusada meetrit üles mäge rühkinud. Meie sõbrad on veel kaasas meiega. Ma ei tea, kuhu nad tulevad. Päris raske lõik oli praegu. Jätkub ka veel. Jätkub ka veel paarsada meetrit. 2700 on praegu. Ilus loodus. Jõudsime selle künka tippu, umbes 3000 meetri kõrgune on see. Ja meil on vaja nüüd sinna alla kuskil jõuda ja jõgi ületada loodetavasti. Kui seda jõge ületada ei saa, siis on probleem. Aga eks näis. Mõned sajad meetrid on laskutud, sealt ülevad kuskilt tulime. Päris ohtlik pinnas on, hästi libe on. Mitu korda oleme perseli käinud juba. Proovime oma jalgu säästa. Kubedamas on tehtud praegu. Varsti tundub, et läheb natuke tasasemaks. Meie palvetele on vastatud. Siin on midagi sillalaadset vist. Meie teine alternatiiv oleks olnud siit läbi jalutada, see ilmselgelt ei ole võimalik. Põhimõtteliselt meil Joppas siin oli midagi sillalaadset ja siit sai läbi turnida ja polnud probleemi. Kohaliku öeldi, et madal veetase ei vastanud tõele. Ja kohalik ütles, et siin on vähe vett ja võib läbi ka jalutada. Nojah, tahaks näha, kuidas ta siit läbi jalutab. Pruuide mehed on pikkad jalgadega mehed. Tulime sealt tipust alla, siit tagant ja siia. Nüüd lähme kaldesse, mis on mingi tunni aja tee kaugusel. Ja siis sööme ja joome. Tänane päev tuleb vähe inimlikum kui eilne. Jõudsime kaldesse. Kell on 4:30. Rõdult on ilus vaade. Ilm on ilus, saab asju kuivatada. Päris soe on praegu. Aga tahtsime täna pisut varem lõpetada kui eile. Eile läks väga pikale. Lõpetasime mingi kell 8 vist. Põhimõtteliselt oli pime juba. Ja tuli siuke 11 päev, mis on veidi palju. Homme peame osaliselt seda sama tuldud teed tagasi minema. Mingisugune 2 tundi vist. Ja siis lähme rada edasi. Aga õige rada või nii-öelda ametlik rada tuleb hoopis sealt, aga me tulime teiselt poolt. Tulime risti üle ühe mäe. Oli vähe põnevam vist. Mama čemis rom urovdes main svit plimit vars mi varda. Mama čemis rom urovdes main svit plimit vars mi varda. Solos gamak zaunian sima uli mommi kithaus. Siedris mommi alerstes randenis takvarelik halda. Siedris mommi alerstes randenis takvarelik halda. Šeni ambis tauri armaus, ančen sambal, šen vinkit haus.
זוגס חוטי חב זוגס ספסי חבס מרטים חבסיגי מגווזדה זוגס חוטי חב זוגס ספסי חבס märtim חבסיגי מגווזדה uus hommik on käes, kohe jäi meiega alles ja tuleb vist meestest kaasa tundub. Paarsada meetrit on tõustud, sealt hüttide juurest alustasime. Me läheme siit üle enne. Uit. Teiselt poolt on sama järsult alla või? Jah. Kaardi pealt tundus nii, jah? Jõudsime üles. On veel siit üles poole ka minekut või? Siit lähme alla. Kuskil sealt sinna Adishisse ja sealt kavatseme edasi ka minna. Kui vähegi aega ja jaksu. Võimas vaadata. Tead mindile. Siit paistab üks tore liustik. Varsti peame jõge ületama jalgsi. Aga seda me vähemalt teame, et see on läbitav, sest sealt on juba paljud läbi tulnud. Me oleme jõudnud jõe ületuskohani. Tamor on julge esimene ilmselt. Jah. Me saime üle. Kahjuks kaadreid sellest ei ole, sest kaamera oli kotis sama. Seekord peame leppima kohalik iisraellaste jõe ületusega. Ja vaatame, kuidas Iisraeli tüübid üle jõe lähevad. Äkki kokuvad sisse? Loota ju võib. Joppas. Sillaületusi polegi meil väga palju ette tulnud. Hakkame vaikselt Adishisse jõudma. Siin teeme väikse võiku ja võib-olla ühe õlle ka. Ja siis on jäänud veel palju. Mingi 2-3 tundi või? Võtsime hoopis veini. Tugevam kui õlu. Õlut ei pakutud, aga see ongi kangem. See saab järgmine 300 meetrit tõusu lõbusam olema. Kohalik vein on päris hea. Nagu liiga kange viinamarja mahl. Tamur ostis kokat ja Snickersit poest. Äge küla on. Eile jõudsime kenasti Detnuildisse. See on suusakuurort. Siin on üks majake, kus saab ööbida. Ja sama siin. Väga tore koht oli. Ja soe ka. Saime kaminat kütta. Vaated on siin väga ilusad. Täna lähme edasi meeste suunas. Ilmselt jõuame meestesse välja ka. Vlog number 85.
habe on juba maani kasvanud. Tulime läbi Shabishi. Sild oli taastatud. Tamar ütles, et eelmine aasta oli katki. Ja nüüd liigume vaikselt Mestia poole. Silt näitas, et 8 tundi läheb aega, aga 8 tundi läheb nõrkadel ja vanuritel. Mitte meil, ääne. Just. Vot. Tegime väikse lõunapausi. 3,5 tundi on chillitud. Me oleme mingi küla kõrval. Lakhiri oli ta, jah. Mingi sama palju on veel minna. Tänase päeva sihtkoht Mestia paistab. Ja ilusad mäed on siin kõrval kohe. Uue koera saime mulle ka jälle. 5. päev on käes. Me oleme Mestia külje all. Ja lähme Maserisse täna, mis on siit eeldatavasti 10 tunni kaugusel umbes. Nii et saab päris pikk päev olema. Kell on mingi 9 praegu. 20 minti on tõustud. Võtsime riideid vähemaks, et täiega palav hakkas juba. Umbes 3 tundi veel tõusta. Jah, õhk on kuskil 0 lähedal. Maa on suht jäine. Tamar aurab hästi. Päikse käes näha. Pihal on väga mõnusalt teha. Jah. Eile varusime head ja paremat. Anna mulle ka. On ikka sitt tegelt. Tõustud on 773 meetrit juba. Tunni ja 22 minutiga. Pool veel ja siis hakkame alla liikuma. Oleme kuskil poole tõusu peal. Siin on päris hea vaade. Uspa paistab seal. Teiste mägede nimest ma ei tea. Mestia jääb siia nurga taha alla. Vaateplatvormilt on linn on ka kenasti näha. Tulime praegu mitu kilomeetrit mööda seda nõlva siin. Nüüd lähme sealt üle. See on Kuuli. Siin on väikene tiituur. Väikse kaare peame tegema, et sinna jõuda. Mõned kohad on siin päris järsud. See on päris ohtlik koht. Tulime mööda seda rada seal ja siit oli vaja teisele poole saada, kus oli väga järsk. Tamar seal üritab, ma tulin üles. Lähen siit alla. See oli päris tehniline koht. See oli siin eriti järsk. Kaamerast ilmselt väga hästi ei saa aru, aga Tamar läks alla ja vaatas alternatiivse tee. Tänane põhimõtteliselt kõrgeim koht on käes. Natuke vist peame ülespoole minema. Aga mitte oluliselt. Tamaril kepp katki. Jah, keppi on vaja. Tamar mässab tagapool oma kepiga. Me oleme praegu umbes 2800 natuke peale kõrguse peal. Siin on päris võimsad vaated. Kõige kõrgem siin lähedal on Uspa. Pisut peame veel üles poole minema. Ja siis saab päris järsult hakata alla poole minema. Mingi 8 kildiga äkki või 7 on vaja umbes 1300 meetrit alla minna. On päris palju. Välja peame jõudma sinna.
oleme Kuuli päässe jõudnud 2954 meetri kõrgusel. Saime ikka veel mingi 100 või 200 meetrit tõusta. Nüüd küll hakkame langema. Jõhker vaade on siin ümberringi. Vaatame, mis siin nurga taga on. Maseeri on seal kaugel, paistab 1350 meetrit allpool. Lõunasöök oli mitmekülgne. Ja, kõht sai Entree täis. oli croissant au fromage. Pearoob oli croissant au fromage. Ja magustoit oli croissant au sucre. Magus, rasvane ja toitev. Kepp töötab või? Mis tegid sellega vahepeal? Kepp on kõver kui vana eit, kes seda kasutama peab. Iga oli siis selles, et kepp oli seest välja. Aga et asi natukene toimiks, tuli mehaaniliselt seda painutada. Ehk siis tuimalt jalaga peale astuda. Töötab? Töötab. Lihtne loog. See tundubki siuke kulumaterjal olema siin. Mul on ka üks veits kõver, mida ma enne jalaga peksin üks päev. No nüüd on mõlemad ühtsed peaaegu kõverad. Tai, lähme edasi. 900 meetrit oleme umbes alla tulnud. 500 veel minna. Aega võib võtta mingi kuni 2 tundi ilmselt. Loora ja fauna on tagasi tekkinud. Jah. Äkki hakkavad inimesed eraomandid siia tekkima aedade näol. Aga meie küla on seal puude taga. Mida me nägime juba sisuliselt 2 tundi tagasi. Oleme siis Villeriga jõudnud oma päeva lõppsihtpunkti Maseri asulasse. Öömaeks on meil siis lilljarr, keegi grusiinipärane, ilus kollane maja, soe dušš ja voodid ja ilusad hommiku äratust pakkuvad kuked on meil siin. Siiamaani on kogemus, et nad hakkavad kusagil 3:30 või 4:30 öösel röökima. Paar tublit valvurit on siin majas. Viller võtab päeva kokku siis mis iganes see üles lindistatud, nii GoPro või drooniga. Kähku sain droonikaadrit tehtud enne, kui päike mäe taha püüti läks. Toit on tulemas ja kohv on näpus ja naudime õhtut. On 6. päeva hommik Maseris. Me lähme waterfalli vaatama ja edasi tagasi trip. Pärast tuleme siia samma tagasi. Võtame auto loodetavasti. Lähme Mestjasse. Seljakotid saime oma majutusse jätta. Nii et täna on lihtsam meelutada. Juba praegu on tunda. Praegu tunda, et seljas on kergem, Yeah. aga toidetakse nii hästi, et kõhud on küll rasked. Asi on tasakaalus. Kõht on kogu aeg täis, jah. Loodus tühja kohta ei salli. Me kahtlustasime siin veits, me võib-olla vist võtame juurde selle Mõne ööga. jah. Tundub, et kosed paistavad seal. Ilus koht. Rada on ka äge. Mõnusalt kivine. Tulime just mingist piirivalvepunktist läbi. Passid olid meil ilusti kaasas, aga neid õnneks ei küsitud. Piisad lihtsalt peanoogustajast tervituseks. Viskasime käppa, jah. Võib-olla küsitakse tagasi tulles. Et siis, kui oled maha jätnud passi, siis on pekkis. Vene piir on siin suht lähedal. Loodame, et neile piirivalvuritele meeldivad droonilennutajad. Ja ma loodan, et ma siis vangi lähe. Siin tulime nüüd pisut valesti, aga samas
Rada on väga segadust tekitav ka. Ja väga ohtlik, hästi kivine on sealt. Ja libe. Ma jätan praegu Tamoriga vahe sisse, sest ma ei taha talle kive vastu pead saata. Selja taha jääb mõne kilomeetri pärast Vene piir. Sinna me ei taha minna. Nii et me lähme alla poole tagasi. Ja siis hoiame kuskile sinna. Näeme koskesid ja siis hakkame tagasi liikuma. On ikka üsna kehv tee. Värava panime endarelt ilusti kinni. Piirivalvurid jätsime ka rahule. Tähistame peatselt matka lõppu Argoga. Terviseks Argo. Siit on veel mingi pisut üle tunni minna Maserisse. Siin on mingi lahe kohvik keset metsa. Väga palju kliente tundnud olevat. Meie ja kõik. Leidsime koha, kus saab mineraalvett. Vaikselt pulbitseb siin maa seest. Väga tore, tass on ka jäetud ja puha. Hästi rauaselt maitseb. Alkaseeritud. Aga väikse gaasiga lausa ja äge vett. Nagu rauane boržom.